plaksu värk, siis on algus olemas. Tere siis lumisesse Missosse. Toimub siis Rahvakrossi 3. etapp. Oleme juba siin jälle ajasõidud sõitnud. Esimene poolfinaal on ka sõidetud. Ja nii nagu ma siin boksiski kaaskolleegidele mainisin, Kaimo ja Kristo siis, et mina esimest... Mis sul nüüd juhtus? Käib... Filmi kantiku logosi ka me saame öelda sponsor värgid. Nii, katse 2. Oleme jõudnud siis lumisesse Missosse, Rahvakrossi 3. etapp ja ajasõidud on sõidetud. Esimene poolfinaal ka. Niimoodi siin hommikupool on suht raske ikkagi majandada selle videovärgiga. Aga praegus siis, nagu ma mainisin, ajasõit on sõidetud. Mainisin kaaskolleegidele, Kristole ja Kaimo Hundile, et ajasõidus ma esimest aega sõita ei taha. Kohe kindlasti. Et tahaks kindlasti teises grupis sõita. Nagu me Aluvere pealt näinud oleme, siis teine grupp on alati kiiremna. Rada läheb puhtamaks ja rada on ka päris. Ütleme nii, lumest on asi väga kaugel. Jääd seal midagi on 2-3 kurvi peal, aga pigem on vähem. Ja siis saigi. Ajasõit sai siis teine koht. Kaotus Kevin Allikule mingi 0,7 sekundit. Aga Kristo Hunt siis sai uue sõidu, jõudis konkurendile järgi. Siis tema jäi minu taha 0,047 sekundiga ühesõnaga, et samas sekundis olime. Ja saimegi siis teise gruppi ja mina sain koha valida. Kohe räägime. Kiime ära, kuidas esimene grupp stardi. Valisin siukse peaaegu hea stardikoha. Tegelikult oli hea, aga stardiga läks vähe nihuna. Startisin teise käiguga, aga hoidsin pööret liiga maas. Ma kartsin, et äkki läheb liiga palju kerima, aga tegelikult poos üldse hingest kinni. Et sellega seoses sai Fredi Veeväli meist mööda. Fredi startis meist paremalt esireast, aga Fredi jäi esimesse kurvi minnes pidurdusega väga hiljaks, kuna see oli päris libe. Et sealt läks Fredil väga pikaks ära ja saigi ette temast. Samamoodi Kaimo Hunt, kes oli minu sõidus, sai ka Fredist mööda ja nii me läksimegi sõitma. Esimene ring oli ikkagi, läksime panema, aga natukene karistas ka. Ma ei tea, hea hüpe tuli, hüppesse läksime siis põhimõtteliselt külg ees. Ma ei tea, äkki saan mingi pildi, panen selle pildiga siia. Äkki ei saanud ka pilti, ei tea, äkki keegi ei teinud. Nii me sõitsimegi lõpuni ja mina ees, Kaimo taga. Käisin siis 3. ringi all, käisin Jokkeris. Spotter ütles, et äkki saame siis Kaimo taha, et saab Kaimo ka ees sõita, aga Kaimo tuli ka minuga koos Jokkerisse. Muidu sõit oli siuke, ütleme niimoodi, et munad olid väiksed. Kas võinud ikkagi see suured munad võttana, et hakkasin ikkagi paari kurvi peal kartmana, et hooga oli päris palju. Aga ühesõnaga siis esimene poolfinaal on sõidetud. Mingi osa meie grupist oli jälle kiirem esimesest osas. Mina siis esimese poolfinaali põhjal olen esimene. Kaimo on teine. Äkki oligi Kevin Allik siis 3. Ei tea, ei mäleta. Täpselt ei mäleta. Ja nii ta läkski. Aga praegu ongi sõidud on sõidetud. Nüüd on sprindivoor. Nagu näete, see tee, parkla, kõik on selline. Ega raja peal on ka, asfalt on väljas, kruus on ka väljas. Ütleme niimoodi, et need naelrehvid, mis meil all on, eile käisime nael madalamaks. Kuna niimoodi, et rehvi peale ikkagi leidsime 10 naela, mis oli üle mõõdu. Ta ei olnud nüüd mingi 2 milli või mis iganes, ta 1,5 milli natukene peale, aga sai maha käijatud ja sai üle loetud siis palju meil naelu puudu on. Ütleme niimoodi, et Aluveres ma sõitsin finaalis siis ühtede rehvidega ees, mis olid põhimõtteliselt tagaveerend tutikad ja seal oli kõrvalistuja rehvilt oli 58 naela puudu, juhi omalt oli 37. Seal oli üle mõõdu ka päris palju isegi. Aga siis võtsin need rehvid kasutusse, mis meil oli 2 poolfinaalis ja piirajal sõitnud. Seal oli olukord parem. Juhi omal oli 26 naela puudu ja kõrvalistu omal 32. Et tegelikult need samad, mis ma just ütlesin, need samad rehvid on kasutuses meil. Et proovime 4 rehvi ära kasutada siia hooaja lõppu, et uusi me alla panema ei hakka, et uued veerevad taga praegu. Aga vaatame, midagi siin huvitavat rääkida on, siis võtame ühendust ja näeme juba siis paari minuti pärast.
nii, teine poolfinaal on sõidetud. Väljas on suht jube ilm, et ma ei hakanud väljast filmima. Teeb vähe soojas autos, natukene soojeneb ennast. Sõitsime esimeses grupis siis, sain koha valida. Ennem siis sai natukene uuritud ja ise puuritud ja spotteriga räägitud, et kust oleks mõistlik hea startida. Kuna eelnevad 3-4 starti krossi omadest oli vasakul pool, siis läksime ka riski peale, et lähme ka vasakule poole. Et sealt võita võib päris palju ja kaotada võib ka väga palju, et kui sealt endal midagi juhtub stardiprotsessiga, ega siis on probleem kohe. Mina olin siis vasakul pool, Kristo Unt oli paremal ehk keskel, Kevin Allik, kes oli seal? Allik. Ja Kevin Allik oli siis täitsa paremal. Start oli, ütleb niimoodi, et saab paremini, aga sain ette Kristost. Kristol tuli ka päris hea start tegelikult. Et Allik ja kes seal tagapool olid, et need jäid ikkagi vahemaaga maha. Läksimegi siis Kristoga sõitma. Ütleb niimoodi, et esimene ring hüppe peal läksin päris uljalt. Oli vist esimene, ei olnud. 3. ring oli. Sõitsin natukene sinna lopa peale. Vaatasin kähk Kristo ka kuskil peeglis on, et ei olnud, et murdsin kähku sisekurvi tagasi. Sellega ta jõudis päris palju järgi. Mingi aeg Jokkeris käidus. 3., 4. ring. Ei tea, emba kumba. Väga vahet ei ole seal. Ja võitsime oma sõidu. Tegelikult pidamine oli päris hea, et see hüppekoht oligi siuke kõige ebamugavam. Pidamine kadus ära kohakuti, aga kõik muu on asfalt ja kruus ja pidamine oli väga hea. Teine grupp, Muld siis startis samast kohast, kus minagi vasakult poolt, pani stardiga põhimõtteliselt kõigile pika puuga ära. Eks sellel jaapanlase see startimine on tunduvalt parem ikkagi. Siis Henri sõitiski oma sõitu seal, Kaimo siis sai teiseks, midagi seal natukene puiklesid ka, aga midagi erilist ei olnud, et oma sõidu ka sai teiseks. 2 grupi peale siis Henri Muld oli 3 sekundit siis kõige kiirem, mina olin teine ja Kristo Unt oli siis 3. Ja nüüd siis ootamegi praegu A-finaali, varsti hakkab B-finaal. Meie saime siin oma golfipundiga, kes me siin boksi ka jagame, meie saime kõik otse A-finaali. Ja minul ongi siis kõige parem punktiskoor, ehk ütleme nii, et kõige väiksem punktiskoor ja mina saan siis stardikoha valida. Et selle stardikoha valimisega tuleb veel siin mõelda, et mis saama hakkab. Esirida siis on mina, Kristo Unt ja Henri Muld ja siis tuleb nendega puigelda seal, eks näha ole, mis saab. Et need refid, mis meil nüüd praegu all on olnud siin 2 poolfinaali, need on väga prügi, nendega ei ole midagi peale hakata. Need ma annan juba klubikaaslasele Priipalu jaoks. Saab seal krõmpsutada, mõned naelad leiab sealt üles, aga lamell on kuuma saanud ja kant on ka küljema maas. Et nüüd saigi finaaliks siis Aluvere finaali refid pandud. Et loodame, et ei too seda ebaõnne, et 3. käiku ei saa sisse ja läheb kõik hästi. Aga mis seal ikka, vaatame, proovime peale finaali ka siis rääkida, et siis on aega rohkem. Aga tšau praegust!
nähagi, auto on juba treileri peal. Parkla on ka suht tühi. Eks see tähendab seda, et tuleb poodiumile minna. Et saime siis teise koha. Siin on jälle päris palju probleeme, just endal rohkem. Start oli väga okei oli, kuni oma klassikalise 3. käiguni. Ma arvan, et need Aluvere finaali rehvid, need olid jälle süüdina. 3. käik sisse ei läinud ja proovisin uuesti, läks esimene. No, paljud teavad, mis selle esimesega juhtub siis. Ja sain teise käigu uuesti sisse, pressisin ära seal, mingi väike puiga oli äkki kellegiga, täpselt ei mäleta. Ja Henri Mult siis esimesse kurvi läks esimesena ja mina siis läksin teisena. Ütleme niimoodi, et nii me sõitsime. Mõne teatud koha peal muld oli ikkagi tunduvalt aeglasem. Jõudsin päris lähedale, aga mõne koha peal oli meist ikkagi tunduvalt kiirem. Et päris jama oli. Ja muidugi peale hüpekat ühe korra läks lappama. Lõi rööpast välja, lõi sinna täitsa pehme lopa peale ja see tõmbas siukse suure hoo maha, et ütleme niimoodi, et pidime nullist hoogu hakkama koguma. Õnneks keegi mööda ei saanud, aga päris paha oli. Ja siis sai mingi aeg Jokkeris käidud, nii nagu Nöps ütles, siis läksime Jokkerisse ja siis muld läks ka järgmine ring ja ütleme niimoodi, et me jõudsime talle järele, aga ega siin on mööda raske saada. Suhteliselt keeruline. Ainukene hea ongi Jokkeriga, muidu ülejäänud muu on kõik siuke korralik puiklemine ja kaklemine. Sellega seoses sai siis hooaja esimene poodium ära toodud. Kahjuks küll teine koht, aga parem kui 4. olla. Või kuskil kaugemal, et punktide mõttes meil on nüüd päris hea punktidega. Peaksime tõusma võib-olla esimeseks, peab nagu täpselt kokku lööma neid asju, et tuleb vaadata. Aga siis ongi, auto on siis selline, muidugi rehvid said otsa, ei ole siin mitte midagi head. Auto ise jäi terveks, auto peseme lihtsalt puhtaks ja ongi kõik. Et ütleme niimoodi, et nagu näha, see boksi osa on ikka päris hull. Panimegi põhjakatted ja ütleme niimoodi, et need siis olid esimene poolfinaal, ajasõit ja teine poolfinaal all. Et siin mingid naelalaadset toodet on, aga vaadata siis lamelli kant ja kõik asjad on läinud. Ütleme niimoodi, et ega rada oli puhas asfalt ja puhas kruus. Et siin esimene poolfinaal oli paar kohta sellist, aga nüüd ei olnud enam mitte midagi. Isegi teine poolfinaal ei olnud. Et natukene siis saan tuhka endale pähe raputada, et läks seekord nii. Muidu oli päris hea. Teised golfi kutid, Kaimo ja Kristo Unt, nemad vist olid seal 4., 5., 5., 6., kuidagi niimoodi jooksis. Kristol, ma ei teagi, mis Kristol juhtus, läks ka sinna kuhugi lopa peale, 2 tükki said mööda. Kaimo puikles siin peale starti, siis käisid mingi põllu peal Frediga ja seal oli ka mingi partak jälle koos. Aga midagi hullu ei ole. Mina selles mõttes, näoks küll näha ei ole, aga tegelikult on rahul. Sai head punktid ära toodud ja sai ka poodium võetud. Saabki jälle nüüd ühe karika juurde, nii nagu hommikul snappi panin, et toome ühe karika juurde, selle ma vähemalt tegin ära. Aga kahjuks ei tulnud see esikoha karikas. Aga ei ole hullu, pange like, subscribe, kommenteerige ja näeme juba järgmine kord. Kõige konkurentsitihedam rahvakross esivedu. 3. koht, Kevin Allik. Rahvakross esivedu, teine koht, Kris Soe. Ja rahvakross esivedu, klassivõitja Henri Muld. Aplaus parimatele.